time for the No nii, seekord on meile siis kaamerate veerenud B8 generatsiooni 2015 aasta Volkswagen Passat. Antud auto teeb natukene erilisemaks see, et ta on 2 turboga diisel, ehk siis biturbodiisel. Ja kui nad originaalis on siuke 176 kW, 500 Nm väänet, siis seda autot on kaasa aidanud jällegi ES Racing, kes on siis siin aidanud ta lükata jällegi Stage 1-ga 231 kW peale ja 613 Nm väände peale. Ehk siis lippab päris hästi. Ei ole kindlasti mingi sportauto, aga jõudu on täiesti omajagu, et ilusti ära toimetada kõik möödasõidud, kõik muud asjad. Auto on siis siukest päris huvitavat oak metallic brown värvi, tammepuidu pruun. Autol on siis nelikvedu ja DQ500 DSG käigukast. Võib-olla see DQ500 väga paljudele midagi ütle, aga ta on siis DSG kastidest üks kõige tugevamatest. Autol on siis praegu talveseades on 7-tollised väljad ja siuksed vähe paksemad rehvid, et see sõit natukene pehmem oleks meie talvistel tänavatel. Ise omasin seda autot circa 3-4 aastat tagasi, et hea siuke taaskohtumine ja uuesti proovimine, et kuidas ta sõitis. Päris üllatavalt hästi sõidab, et ei mäletanud, et nii pehme ja mugav on. Aga jah, lähme vaatame, kuidas ta seest välja näeb, mis tal seal huvitavamat on ja siis kuidas ta juba täpsemalt sõidab ka. Nii, ja nüüd vaatame siis seda ruumikust, kuna Passat Universaal üldiselt on tuntud üsna siukse ruumika ja suure autona. Et viskame siit siis kohe selle teada-tuntud koti ka juba testiks sisse. Saab ilusti selle katte eest ära liigutada, kui siit peale vajutad. Ja seda ruumi on väga palju. Et siin tõesti pagass ise on mõnus siuke suur ava ja põhimõtteliselt nagu kogu see osa reaalselt on ka kasutatav, et tal ei ole midagi, mis siit sisse läheb, mingit konarust siis üles-alla, midagi sellist. Ja lisaks siin on tal siis ka elektriliselt reguleeritav kärukonks. Samuti on siin siis ka 12-voldine väikene koht, kus saab näiteks madratsid täis lasta. 2 pool on ka siuksed väiksemad taskud ja siit siis selle kangiga saab ka istme alla liigutada. Ja kui iste alla on liigutatud, siis see ruum on tõesti üüratult suur. Niimoodi, et isiklikult olen isegi maganud selles autos madratsiga, et kui telkida otseselt ei taha. Et jah, tegelikult väga mõnus suur ruumikas auto. Ja üks asi, millega ma tahan natukene vinguda teiste autotootjate kallal. Sellel autol on tagurduskaamera ja see tagurduskaamera on ära peidetud selle sama logo alla. Ja ühtlasi selle logoga saad sa ka pagasnikut avada. Et kuna ta on siin alla ära peidetud, siis see tekitab nagu kaitse sellele kaamerale. Ta ei ole sitane, ta ei ole sul räpane, sa ei pea autost välja tulema näpuga nühkima, ta teeb puhtaks saada. Et jah, okei, kui te ei taha seda panna selle logo alla, siis ju on täiesti võimalik panna ka lihtsalt siia klapp, kus ta tuleb välja ja uuesti tagasi. Ma ei tea, miks seda rohkemat autotootjad ei tee. Mina ütleks, et see on üks ülihea lahendus ja reaalselt ka funktsionaalne lahendus. Nii, ees siis üldiselt ruumi on päris palju. Mulle meeldib, et see käetugi on eraldi reguleeritav, et kõik kõrgused sisse-välja. Ilusti on kate olemas siin kõige nende topsihoidjate asjade jaoks. Samuti ka siin ees on siuke pisikene 4Motioni logoga kate. Et jah, üldiselt ütleme, võib-olla ta tehnika mõttes ei ole kõige värskem, aga samas üsna suur ekraan on keskel. Samuti on ka siis digitaalne display otse juhil ees, mis näitab kogu vajaliku info tegelikult ära. Pearuumi ülipalju, jalgadel samuti, külgedel on ülipalju ruumi. Istmed on siuksed päris mugavad, siukse justkui sportliku disainiga isegi natukene, et hoiavad sind ilusti paigal. Jah, juhi istmel on ka siis massaaži funktsioon, kus siis õhkpadi liigub üles-alla selja peal. Et jah, võib-olla ei ole midagi sellist, mida leiad uues Lexuses või ma ei tea, Bentley's või midagi, aga tegelikult pikema sõidul natukene hoiab selle selja liikumas, et täitsa mõnus. Mulle meeldib ka see kell, mis nüüd uuematel Passatitel on ära kaotatud. Isegi juba selle Passati faceliftil B8,5, seda enam ei ole, et on siin lihtsalt ohutuled ja Passat. Et minu arust see kell on päris hea siuke lisa touch ja üldiselt kogu see
puidu imitatsioon mulle ka väga-väga meeldib, et tekitab siukse härrasmeheliku tunde siia autosse ja sobib minu arust päris hästi ka selle pruunika sisuga, mis siin autos on. Et üldiselt võib päris rahule jääda kogu selle sisuga, et rool on ka siuke sportlikum, alt on siis sile ja ei ole kõige suurem, ei ole ka väga väike ja roolimine üldiselt on väga kerge, et päris mõnus. No ja taga selle ruumi koha pealt ei ole ka mitte midagi ette heita, et praegu siin teile ette kandes seda siis isegi kuulen, kuidas see auto natuke kajab, et nii suur, siuke hästi pikk ja hästi kõrge ja hästi lai on kogu see masin, et päris ruumikas, et samuti saab jalad ilusti esiistme alla lükata, jalgadel ruumi on väga palju, minul on siis minu istumispositsioonis, ma olen 182 senti pikk ja tõesti ruumi on siin väga palju, et ei oskaks nagu väga rohkem seda tahta isegi. Mõnus siuke nahast käetugi, hästi pehme, hästi mõnus, siis 3 topsi hoidega, keskele võib-olla saab siukse väikse kohvi panna. Eraldi on ka tagaistmetele kliima olemas ja ees on veel suuremad, aga taga on siuksed päris korralikud uksesahtlid samuti, et saab siia veepudelik kõik asjad ära panna. Et on näha, et ikkagi tegu on esmalt pereautoga ja siis keegi on sinna istutanud ka selle 2 turboga diiselmootori. Et pikkadeks sõitudeks on väga sobilik ja samuti ma arvan, et isegi laste istmetele asjadel väga probleemi siin ei ole, et mahub ilusti ära. No nii, nüüd oleme siis selle Passati roolis ja vaatame, kuidas ta siin sõidab. Peab mainima, et tegu on küll suure autoga, suuruselt põhimõtteliselt on ta enam-vähem sama suur nagu Superb, ehk siis seda ruumi ja kõik on väga palju, aga esimene asi, mis mina märkasin, on see, et peeglid on mõnusalt väiksed ja nad on kuidagi nagu allpool võrreldes siis teiste autodega. Et see vaateväli siit küljeklaasidelt välja on päris hea ja lisaks on tal siis pisikene aken veel siin kogu selle suure akna kõrval, mis omakorda natuke aitab seda väljavaadet või väljanägemist siis parandada. Ja üldiselt, kuna kõik klaasid on mõnusalt suured, siis mingeid pimedaid nurkasid väga naljalt ei teki. Et praegu ainus pime nurk ees ongi telefon, millega me filmime. Et muidu on nagu see päris hästi näeb siit kõike, mis sinu ümber toimub. Jõudu tal on piisavalt, et ainus, millal nagu tunneb, et natukene nagu uimane on siis madalatel pööretel, ütleme siuke ummikutes liigeldes, et siis DSG kast on juba sellise iseloomuga, et ta natukene vajab aega, et see hoog sisse saada ja võib-olla isegi võib jõnksutada natukene. Aga üldiselt käiguvahetused edasi on üsna sujuvad, et tal on siis DSG üks kõige tugevam kast, TQ500, kes natuke rohkem entusiastid on, need äkki teavad, et tal on siis märksiduriga kast ja kannatab ka tänu sellele circa 650-700 Newtonmeetrit väänet, et sellel autol nagu räägitud on, siis natuke on ka jõudu peale keeratud, jälle siis ES Racingu poolt, nagu siin sellel 4 turboga BEM-il, mis meil käis. Ei saa nagu selle koha pealt ka nagu midagi ette heita, et nagu diislitel omane, siis see vääne tuleb juba üsna madalalt ja kindlasti ta nagu jalgu ei jää kellelegi. Sõit ise on ka päris pehme ja päris mugav, et see vedrustus töötab ülihästi ja praegu tal ka need talverehvid on üsna paksud. Et endale üllatuseks see vedrustus näiteks lamavad politseinikud silub paremini ära kui näiteks 330 mida ma ise kasutan igapäevaselt, et siuke 30-ga võib isegi enam-vähem rahulikult üle sõita lamavatest politseinikutest selle Passatiga, samal ajal selle BEM-iga peab enam-vähem 10-15 kilti tunnis ja siis ikkagi on siuke tunne, nagu oleks jube jäik kogu see asi. Kuigi suurematel kiirustel tegelikult ei ole. Rool on hea kerge, istmed on mugavad, juhi istmel on ka massaaž, mis on küll õhkpaide, mis liigub üles alla, aga siiski funktsioon on olemas. Et üldiselt päris mõnus, suur siuke pereauto, millega ringi liigelda ja kütusekulu koha pealt ka ei ole nagu kõige hullem, et kõige madalam, mis mina sellel autol kunagi nägin, kuna tegu on minu vana autoga, siis oli vist äkki isegi 5,6 liitrit 100-le ja täispaagiga saab sõita üle 1000 kilomeetri.
ja samas arvestades, et sul on üle 230 kilovati jõudu ja üle 600 Newtoni väänet, minu arust väga-väga head numbrid. Ja ega need autod täna ei maksa ka väga palju, et siukse päris mõistliku hinnaga võib endale päris hea siukse kasutatud B8 Passati sebida. Ja eks kindlasti peab vaatama hooldusajalugu ja kõike seda, aga jällegi näiteks ülalpidamiskulud ei ole väga hullult kallid, et suuremad asjad, mis neil ongi siis turbiin, mis vajab vahetust, see võib olla seal, ütleme, võib-olla natukene alla 1000 euro kokku see töö ja samas neil ei ole ka näiteks mootoril ketti, et mootor on rihmaga, seetõttu on ka see natukene odavam jälle. Et tegelikult siuke isegi natuke entusiasti auto päris mõistliku raha eest. Ja samas kui diislit ei taha, siis on siuksed olemas ka 2-liitriseid bensukaid, mis on seal ka circa 206 kilovatti ja teevad ka päris huvitavat häält. Et jah, siis Passati R-i vääriline, kuigi Passat R-i kui sellist minu mäletamist mööda otseselt ei olnudki. Et jah, mina jään täitsa rahule, et siuke mõnus, pehme, vajadusel ka üsna nobe ja kui siit natukene seda vedrustust reguleerida, kuna tal on siis adaptiivne vedrustus, siis ka piisav sportliku tunnetusega auto. Et jah, ilmselgelt ta sportauto ei ole, selle jaoks ta mõeldud ei ole. Et pigem jah, siukene hästi suur, mõnus, pehme kulgur. Ja eks Passatit selle jaoks üldiselt mõeldud ongi. No ja mis meil need tujud ja tunded selle autoga siis on? Üldiselt päris mõnus auto on. Ta on väga pehme, ta on küll suur, aga samas üsna kerge on teda kasutada. Et ikkagi see salongis vaateväli on üsna mõnus avar, rool on mõnus kerge, istmed mõnusad pehmed, et väga kergesti kasutatav ja kasutajasõbralik üldiselt. Ja samas kui salongi vaadata, siis mina isiklikult ütleks, et ta on täpselt mõnus vahepealne etapp, et ta ei ole liiga analoog ja samas ta ei ole ka nagu ultraautodel liiga palju, et kõik on ekraani peale läinud. Et tal on olemas Apple CarPlay, tal on olemas Android Auto ja samas tal on füüsilised nupud näiteks kliima jaoks. Et me teame, kuidas kõik uuemad autod tahavad absoluutselt kogu selle asja lükata keskmise ekraani peale, et ikkagi võimalikult palju saaks seda ekraani vaadata, mitte teed jälgida. Et ma isiklikult ütleks, et see on täpselt mõnus siuke vahepealne etapp, kus ta on mõnusa kasutajasõbralik ja samas on tal piisavalt tehnoloogiat, et ta ei tunduks juba iidne auto. Sest peame meeles pidama, et see auto on 10-11 aastat vana. Kõik need LED-tuled, erinevad ekraanid seal sees ei jäta seda muljet, et ta nii vana auto on. Ja samas jah, päris siuke mõnus, mugav, piisavalt nobe, ökonoomne ja tegelikult selle auto läbisid on 275 000 kilomeetrit. Peale vaadates nagu ei saa arugi. Ja ongi, kui siukseid autosid hooldada, siis nad sõidavad ilusti 400-500 000 kilomeetrit ja on täiesti arusaadav, miks siis see Volkswagen Passat üldiselt on siuke pereauto etalon, et ikkagi päris paljud kasutavad seda pereautona ja selleks sobib ta päris hästi, ma arvan. Aga sooviks siinkohal veel kord tänada Morrist, kes selle auto praegu on omanik siis on, kes minult selle auto ostis. Hea on näha, et auto on heades kätes ja kui soovid, et sinu auto oleks Vine Visual videos, siis vine.visual@gmail.com on see meiliaadress, kuhu palun kirjuta või Instagram, Facebook, vine.visual. Aga jah, eks me näeme juba järgmine kord on. Tšau,